tere tulemast tagasi minu kanalile. On aeg teha seda taas ja hakata lahkama neid teemonlikke kehasid. Ma ei tea, miks ma olen seda mängu mänginud juba 2 tundi kokku. Ma reaalselt pidin ennast vaimselt prepare ima selle video jaoks. Minu jaoks on kõik õudusmängud nii õudsad, aga me oleme siin jälle. On aeg võtta ette meie viimased 2 keha ja neid hakata lahkama, et lõpuks saada teada, kes neist on teemon. Teate, mul juhtus väike õnnetus siin. Ma lohistasin seda meest siia sisse ja välja ja siis järsku ta jäi siia kinni ja see uks jäi imelikult ja ma ei saa teda liigutada, ei tagasi panna, mitte midagi selle mehega teha ja ma mõtlesin, et ma olen 2 tundi seda mänginud ja siin pole mingit checkpointi praegu olnud. Vähemalt viimase tunni aja jooksul ei ole mingit checkpointi olnud, siis ma ei hakka seda uuesti tegema ja ma jätan ta nii nagu on. Loodetavasti teda ei lähe enam vaja, sest et ta ei andnud meile mingisugust teemondlikke saine, et ta oleks nagu sus. Lihtsalt loodame, et meil ei lähe tema keha enam vaja, sest et ma ei saa teda siit välja. Ta on lihtsalt selle ukse sees kinni. Aga võtame välja meie järgmise keha. Kumma me võtame? Kas me võtame Kami Pattoni või võtame Cody Ambrose'i? Ma arvan, et see mäng ja teie eeldate, et oleme siit kohe järjest, see oleks see, mida ma tavaliselt teeks. Aga ei, ma teen seda, mida ma tavaliselt ei teeks. Ma võtan siit järgmise ja me läheme selle Camiga. See mäng on mul kohutavalt vali. Ma reaalselt, ma ei saa aru, mul iga liigutuse peale mul reaalselt süda puperdab nagu, see ei ole okei. Nagu ma ei arvanud, et ma olen siukene argpüks, et ma ei suuda mängida mingit horror-mängu, aga mu süda puperdab lihtsalt nende sammude peale juba süda puperdas. Vaata, kuidas see tšikk naeratab mul. Ta reaalselt naeratab, et ma kohe surma saan nagu. Okei, ma panin natukene vaiksemaks. Natukene, okei, aga see siiski karjub. Appi, mis vari sealt tuli, ma korra ehmatasin. Täiesti haige, näe, ma ei suuda mängida siukseid mänge. Mul jääb kohe nagu süda jätab löögi vahele iga väiksemaga asja peale. Nii, paneme need uksed siit kinni. Mulle meeldis rohkem, kui siin kõik oli kinni. Ja hakkame kontrollima seda naist. Split your throat. See ei olnud küll nüüd viisakas. Oma eelmises videos ma olin natukene loll ja ma ei saanud aru, mis siin mängus tegema peab. Ma ei saanud aru, mida see mees mulle sealt teipides ütles. Kui ma seda videot monteerisin, siis ma kuulasin teist korda neid teipe ja ma nüüd sain aru. Seega, meil on siin veel tool'e, mida tuleb kasutada. Näe, meil on vaja kasutada sellist asja, letting strip. Ehk siis, kui me seda põletame ja sellega ringi käime, siis see näitab meile teemoni markingute asukohti. Ja kui see täiesti ära põleb meie käes, siis see tähendab, et me oleme selle teemoni markingu juures ja me peame seda kuskilt nägema. Näiteks kasutame ühte ja vaatame, kas me leiame mingisuguse markingu. Siia ruumi ma reaalselt ei julge minna siia. Okei, aga lähme. Näe, ja me jõuame lähedamale. Oi! Ma reaalselt hüppasin praegu. Ja need markingud võisid olla nii seina peal kui laes uste peal, reaalselt ükskõik kus. Seega vaatame, kas me leiame mingisuguse markingu siit. See marking on siin ukse peal, see näeb selline välja, selle peab meelde jätma, sest mul ei ole praegu kuskile nagu seda panna. Kirja. Oh my god, kas seal praegu oli keegi või? Täiesti, ma räägin, mul jääb täiesti südasi, oh my god. Okei, me leidsime selle markingu. Ja minu meelest oli, neid markingu peab kokku olema 4 tükki. Seega vaatame, äkki me leiame nagu kohe ühe veel. No vaatame, äkki me leiame kohe ühe veel. Oh my god, ma sinna ei julge enam minna, lähme vaatame siia. Oh, siin samas. Okei, see esimene marking oli selline, et tal oli nagu post ja ring ja see on nagu pigem selline mingi konks. Okei, ma üritan need meelde jätta. Okei, hakkame seda teist keha lahkama nüüd. Ma panen selle ukse kinni, ma ei saa aru, miks ma selle lahti jätsin. Hakkame vaatama ta keha. Siin ei ole midagi. Oh, siin oli. No. Ma vihkan neile näkku vaatamist, see on täiesti kohutav. Ma juba näen, siin on tal midagi, oih, teise külje peal. Käi perse. Ma ei tea, kes see seda ütles, aga ma kardan vaadata nii selja taha, ma ei julge kuskile vaadata. Ma ei sure siin täna, sina oled see, kes sureb, ma beatin teid. Erol 1, Demon 0. Ma näitan teile, kuidas ma beatin neid. Kas me saame juba panna siia huvitav kirja need? Näe, esimene oli see. Kas me saame panna selle niimoodi siia kirja või? Oh, saangi. Teine oli selline.
2 tükki on olemas. Ja üks asi, mida ma eelmine kord ei märganud, ma reaalselt filmisin nagu recordisin ennast täpselt selle koha peal, et ma ei näinud oma ekraani seda alumist osa. Ja siin on selline asi nagu Night Shift, selline äpp, seega seda me peame täna kasutama, kui me neid markinguid veel leiame. Meil on minu meelest 4 tükki vaja ja siis me saame leida selle teemoni nime. Ja see kood, see lihtsalt sahtlis selle Raymondi ID-kaardi tagakülje peale, ma mäletan isegi seda koodi, aga ma ei saa aru, miks ma nagu ei... Võib-olla ma kartsin lihtsalt nii hullult, et mu mõistus nagu ei öelnud, et sa pead kasutama seda koodi kuskil. Okei, paneme ta nime siia. Mulle meeldib, et vähemalt kui me oleme arvutis, siis me näeme seda tagaala seal, et ma ei ole nagu seljaga sinna poolest, et siis ma julgeks siit arvutist isegi mitte välja tulla. Vasaku õla peal on tal see keratolysis, mis iganes see ei oleks. Parema käe peal on ka mole ja vasaku käe peal on rash. Mida see tähendab? Ma pean nüüd minema liikuma, pean sinna esimesse tuppa nüüd tagasi minema just siis, kui keegi mulle kõrva midagi ütles, nalja teete või? Okei, teda ei ole. Ma kartsin, et on mu selja taga. Oh my god. Lähme vaatame sinna ruumi. Palun ütle, et siin ei ole mitte kedagi. Ma ei taha. Okei, siin on, toimub kuidagi nii palju nüüd jälsku. Kõik räägivad minuga. Äkki see naine on demon? Ma ei ole kindel. Lähme tagasi sinna ruumi. Paneme selle ukse kinni. Nii, ja hakkame seda tädikest siis siin kontrollima. Sama asi, mis alati. Paneme tal need lõuad siis kinni. Tal on vähemalt ilusad hambad. Tõmbame niitidega need kuuled tal kokku. Ei ole vaja naelda. Ei ole vaja siin kuskil naelda. See ei ole üldse naljakas. Ma lähen selgi ees siia laua taha korraks, et vaadata, mis ma edasi pean tegema. iCapsid. Silmad teeme alguses lahti. Ma saan selle asja juba käppa, nagu ma võiks päriselt juba töötada sellises kohas. Või no, okei. Ma ei tahaks sellises kohas töötada, aga ma oskan seda juba päris hästi. Ma olen ikkagi 2 laipa juba täiesti iseseisvalt üle vaadanud, ma olen selles hea ja järgmiseks paneme kokku selle emblaming fluidi sinna pumpi. Issand, see vari, mis must siin tekib, on nii hirmus. Nii, paneme need asjad siia sisse. Kus veel neid asju oli? Ma isegi ei mäleta enam. Ja siin oli... Ja viimaks on meil vaja metanoli ja siis seda uut asja, mis me peame panema. Paneme selle metanoli ära. Ja siis me peame panema seda uut asja. Ja minu meelest see oli nagu... Ta aitab meil identifitseerida, kas ta on mingi teemon või mitte, nagu ma aru saan. Seega proovime seda. Kui me seda eelmist meest lahkasime, siis ta nagu ei teinud mitte midagi. Aga äkki nüüd teeb. Meil on vaja talle teha see auk. See sisselõige skalpelliga. Näe, ma tean juba peast, mis me tegema peame. Ma räägin, ma olen täielik prof selles juba. Ja need väikseid kääre oli vaja. Näe, ma isegi tean, mida vaja on selleks. No, mul on juba endal see mortuary degree olemas. Nii, paneme forceps ja... Okei, ma olin liiga enes. Oh my god. Tubing. Nii, nüüd me saame panema selle käima. Vähemalt me ei ole veel surma saanud. Eemaldame need asjad. Ma reaalselt kardan seda akent, nüüd kui ma nägin, et seal keegi päriselt on. Oi! What? Mis siin toimub? Miks ma nii enesekindlalt praegu sinna liigun, ma ei tea. Kes seal pikali on? Mom. Mis siin toimub? You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Oh my god! Miks need uksed kogu aeg nagu kinni on? Ma isegi ei sulge neid uksi, nad lähevad ise kinni.
Oh my god. Kuhu me nüüd pooleli jäime? Paneme selle koti Cavity Fluidi täis. Kus on see kotike? Siin. Nii, hakkame ta kõhus surkima. Okei. Me juba teame, mida teha. There we go. Nii. Jälle see uks on lahti. Palun, mis siin nüüd on siis? Oh my god. Okei, vähemalt ma tean, et kui see uks on lahti, siis seal midagi toimub. Ja muidugi ma pean nüüd minema sinna bathroomi. Laske mul lihtsalt mu tööd teha. Siis vetsus on ka raudselt jälle keegi, nagu eelmine kord oli mingi naine siin. Ei olnudki. Okei, paneme siit seda flow cleanerit. Paneme cleaner base'i sinna sisse. Nüüd saame, ma ei julge, ma pean nagu peamaas ümber pöörama kogu aeg. Ma liigun niimoodi peamaas. Okei. Uks kohe enda järelt kinni ja paneme selle siia sisse. Viimaks, mis me selle naisega veel teeme, on, et me teeme talle väikse skincare'i. Loodan, et temaga midagi ei juhtu. Ma loodan, et ta mulle mingi näkku ei karga. See on täiesti võimalik. Nii, aga kuule, temaga on ka ju kõik tehtud. Viime ta ära siit siis. Kõik on done temaga. Miks tal... Oh my god, tal on mingisugune asi seal kõhu peal ka nüüd. Ma ei julge isegi nagu ringi pöörata, sest äkki ta nagu ärkab ellu siin peal. Kui vähemalt ma jätsin selle ukse lahti, ma ei peagi ringi pöörama. Saan ta kohe lihtsalt sinna karpi sisse lükata ja... Kuule, tema on täielik nagu teemoni... Ta võis täiesti teemon olla nagu. Aga võtame selle viimase keha. Okei, kui ma praegu peaksin otsustama, siis mina arvan, et see Kami on teemon, sest et see, kuidas ta praegu siin koridoris tõmbles, ei olnud okei. Neil kõigil on silmad lahti, suud lahti. Kas ta kogu aeg naeratas niimoodi või? Kuule, ma vean kihla, et ta ei naeratanud niimoodi, ma ei tea. No ma hakkan juba ise täiesti delusionaliks muutuma seda mängides, sest et see on nii hirmus mäng. Oh, vähemalt see uks on siin kõrval kinni. Nüüd me peame kontrollima ka mingisugust vana meest. Vaatame, äkki me leiame nagu uue selle. See kadus kohe. Okei, siin samas. Vaatame, äkki me leiame selle siit. See. Äkki me saame selle 4. ka kohe leitud. Proovime. Kuule, siin toimub palju praegu. Ma nagu muutun seda mängu mängides nii delusionaliks, et ma nagu arvan, et mul siit enda toast tuleb ka mingisugused helisi. Ma loodan, see aken on kinni ja ma ei taha seda praegu kontrollida. Ja me vaatame uuesti siia sellega. Äkki me nagu leiame selle teemoni nime lõpuks üles. Okei, siin ei olnud midagi. Siin on ka nii vaikne, et ma pean mingit mussi endale panema siia taha. No vaatame siia ka. Ma pean kõrvale vaatama. Okei, me vist ei leia seda praegu. Lähme tagasi. Paneme need uksed kinni. Ja hakkame seda meest lahkama. Mis on sinu nimi? Cody ja 54-aastane. Vaatame su siis üle. Jala peal kohe midagi. Nii, käe peal ka. Mingisugune rash. Näe, ma oskan juba ise mingit diagnoosi panna ilma, et ma seda arvutit kasutaks. Siin ka midagi. Ai, tal on palju asju. Ma juba näen siit kaugelt, et näos on ka midagi viga. Näen siin. Ta naeratab natuke hirmsalt. Mulle see ei meeldi. Siin ka midagi. There we go. Lähme vanema arvutisse kõik kirja. Nii, ja meie entry 3 on Cody Ambrose ja vanus on 54. Peas on contusion. Vasaku õla peal on ka 2 contusioni. Parema käe peal ka 1. Vasaku käe peal on rash, nagu ma ütlesin.
Oh my god. Tehtud. Lähme viime selle sinna ette. Et Zoe saaks siis edasi tegutseda millalgi, kui ta siin tööle tuleb, mina ei tea. Oh my god. Oh. Mis siin nüüd toimus? Miks ma nii ehmatasin praegu? Issand. Kuule, siin võib reaalselt südamerabanduse saada seda mängu mängides. Lähme ruttu tagasi. Paneme ta selle needlesitega kinni nüüd need asjad. Mul on nii käpast asi, et ma teen juba nii kiiresti ka seda kõike. Okei, nüüd ta vähemalt ei naerata enam, kui me ta siin suu kinni paneme. Nüüd iCaps. iCapsid on siin kõige alumises sahtlis. Huvitav palju päriselt sellise töö eest nagu palka saaks, mida tahaks teada. Sest et see on päris hirmus nagu. Ma nagu mõtleks 24/7 sellele mängule, kui ma päriselt töötaks sellises kohas. Alright. Nii, silmad tehtud. Ja nüüd teeme selle fluidi sinna pumpi. Selle jaoks läheb vaja seda. Seda siit. Ei, ma kogu aeg tahan seda panna siit. Hakkan siin veel nüüd mürgitama. Mitte, et oleks mida mürgitada. Ja siit oli vaja metanoli. Meil on vaja skalpelli. Ja pane oma käsi alla tagasi. Mida ta nüüd teeb? Need uksed on ka lahti, ma seda ei näinudki. Mis nüüd toimub siis? Miks ta nagu oma näpu, näitab oma näpuga sinna või? Mis ma tegema pean? Ma ei lähe sinna. Ma võin sinu lükata selle kõrvuga sinna, aga mina... No lähme vaatame siis. Ma ei vaata selja taha. Me liigume ainult otse. Ma olen näinud küll õudusfilme. Ma ei vaata selja taha. Mingisugune endless koridor. Oh. God has left you. Hello there. Ma loodan, et ta mulle lihtsalt ekraani nagu sisse ei hüppa. Kõik muu on fine, lihtsalt ära hüppa mulle siia ette nagu. God has left you. Oh my god. Mis siin kirjas on? Not that way. Oi, see muutub aina väiksemaks. Oh my god. Mis asi tema oli veel? Please, miks see koridor peab olema selline pime ka veel? Paneme need tuled pole. Issand jumal, see vari. Ma räägin, ma alati ehmatan selle varjuga. Anyways, kuhu me pooleli jäime? Me hakkasime talle seda skalpelliga seda asja nüüd lõikama. Teeme selle ära. Ja tube. Ja paneme selle käima. Okei, tehke oma panused, mis te arvate, kes on see teemon, sest et ma arvan, et see teemon on... Samas, kurat, ma ei tea, mille põhjal otsustada. See naine oli megasuss, aga samas selle mehega praegu juhtub kogu aeg midagi. Samas see naisega juhtus ka. Done. Nii, eemaldame need asjad pealt siit. Oh my god! Kus ta nüüd kadus? Palun! Jälle ma olen mingis koridoris. Oh my god. Oh my god. Halloo? Ma olen kuskil õues. Ma ei vaata selja taha. Issand jumal. Seal mingid käed juba paistavad. Oh my god. Kas
see on seesama vanamees või? Kuule, see on mina ju. On see nagu Rebecca või? Ei, see ei ole, see on mingi mees. Äkki ma pean selle käruga kuskile minema? Oota, lähme võtame sellest kärust kinni. Kuigi ta ütleb, et ta missib midagi. Mis siin on? Oh, you killed him. You threw away his love with your selfish sin. In his final moments he regretted you. Okei. Ma sain mingi kivi nüüd. What a familiar voice. Be more comforting. Just let me in, Rebecca. It will all be over. Oh my god. Oh my god. Violence warning, violence warning. Oi. Jälle see uksed lahti, jälle need uksed lahti. Ma ei taha. Paneme need uksed kinni. Nii, aga kuhu me pooleli jäime jälle? Close ime selle asjaga tal siin. Kuule, ma arvan, et see mees on küll mingisugune teemon. Nüüd juhtub nagu rohkem. Iga selle laibaga juhtub aina rohkem. Mis me nüüd tegema peame? Okei, me peame selle cavity fluidi panema täis, selle koti, ja talle kõhtu panema selle jälle. Paneme seda cavity fluidi täis. There we go. Nii, me peame minema sinna vetsu nüüd ja selle cleaneri ka ära tegema. Jälle siit kuskile. No see on uksed loomulikult kinni. Ei arvanudki, et siin need uksed mulle valla on. Tegutseme temaga lihtsalt kiiresti ära. Tehtud. Jälle keegi jookseb sellel jooksulindil. Keegi teeb siin trenni jälle kuskil. No ega ma ei lase ennast häirida ses suhtes, ta võib teha seda trenni. Peame ta nägu nüüd ära puhastama. Teeme moisturizing padidega selle vanamehe näo puhtaks. Ma loodan, et ta mulle siis näkku ei hüppa. Ma unustasin ukse kinni panna. Selle ukse me kohe sulgeme. Nii. Teeme tal selle näo puhtaks. Palun ära hüppa mulle otsa näkku. Palun. Ma ei soovi seda. Enne kui me selle laibasid üldse ära viime, peame ju ühe ära põletama. Vaatame, kas me leiame selle viimase märgi. Oh! Oh! Ja kus kohas? Kuskil siin samas. Selline. Okei, mingisugune nagu Z-täht tagurpidi. Lähme vaatame. Kas me saame teada selle? Nii, Night Shift database. Ja mida meie siin tegema peame, on proovime identifitseerida ta. See on nagu reaalselt mingi netileigul. Oh! Oota, ka sellel naisel olid mingi siuksed asjad. Okei, kuule. Ma olen enam kui kindel, et see naine oli. Miks sellel Raymondil üldse mingi selline programm siin arvutis on? Nagu kas see on siis nii tavaline siin töökohas, et sellised asjad juhtuvad, et tal on isegi mingi äpp tõmmatud selle jaoks, et muidu siin on tutorial, kuidas sa saad avastada, kui juhuslikult teemad sul siin tööl on. Oota, aga siin on mingisugune, vaatame seda. Siin me saaks teada ta nagu nime. Ju. Oota, jaa. Me peame panema selle siia, selle viimase tüki. See viimane tükk oli see tagurpidi Z. Vaatame nüüd, kas miski on meil nagu sarnane. Nendest ei ole. Vaatame seda viimast immolationi ka. Äkki siin ju peab olema. Kuule, ma leidsin. Anek, see on täpselt meie see. Ta nimi on Anek. Okei, aga kas me saame selle marki siit nüüd välja võtta? Ja tead, ma arvan, et mul on see mark käes. Ma tead, see on see naine, ma tahtsin just teile öelda, et ma arvan, et see naine on see, sest et see naisel olid mingisugused need märgid, nagu seal arvutis näitas. Kas ma pean tema võtma kaasa siit? Oota, miks seal nii pime on nüüd seal tagatoas? Äkki võtame selle mehe lihtsalt kaasa siit korra. Ja lähme temaga koos sinna. Ma arvan, et see on see naine. Ja selle naise ma kavatsen ka ära põletada. No offense. Oh my god, siin on nii pime. Siin taga. Okei, väga hea. Ma teen jälle valesti ja näe eelmine kord, mis juhtus, kui ma midagi valesti tegin. Nüüd see mees on siin meil siin kõrval kinni, luugi sees kinni. Nii, tema lükkame ära. Lükkame tema sinna sisse. Ja selle kami
Sorry, Kami, ma lihtsalt olen nii kindel, et sa oled see. Loodan, et ma ei vali nüüd nii enesekindlalt siin mingit valet keha nagu. Näe, tal on need markingud ja teistel nagu ei olnud. Ma arvan, et see on nagu üks main point, miks ma arvan, et see on tema. Kas me saame selle kuidagi nüüd lahti teha, siis ma tahan teda siin põletada. People make up stories. Mis toimub? Is a scary thing to a lot of people. No one's involving any Oh my god. bodies or whatever. Warning jälle. SA warning. Kuule, laske mul ta ära põletada. Oota, nüüd ma pean tegema. Nii. Okei, läheb. Palun ole, palun. Läks. Kas me kuuleme, et see teemon screamib? Me saime õigesti selle või? Oi. Oh. Appi. Hello. See oli teemon. Ma ütlesin teile. Ma olen lihtsalt nii hea selles mängus. What are you? Oh no. You chose the wrong demon. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! Mis asja? Watch your flesh. And drink it as nuts from your pitiful brain. Worthless old shit. Mis nüüd toimub? Oh my god. Ma kaotasin vä? See ei olnudki õige vä? Kuidas see ei olnud õige? Okei, ma ei mängi seda mängu uuesti, no thank you, aga kuidas see ei olnud õige? Tuli välja, et me valisime vale body ja me saime ise possessed. Ma oleks pidanud võib-olla rohkem tööd tegema seal arvuti kallal ja rohkem neid kehasid seal explore ima, ma ei tea, aga me valisime vale keha. Ja me saime ühe võimaliku endingutest, seal on mingi 4 tükki veel äkki, 5 tükki veel. Aitäh, et sa seda videot vaatasid, kui sulle meeldis Mortuary Assistant, siis pane sellele videole like ja pane ka subscribe mu kanalile, ma ei tea, võib-olla mängin veel millalgi horror mänge. Aitäh, et sa seda videot vaatasid. Näeme järgmises videos. Tšau!